Ei oska lihtsalt. Mida me ei oska? Käima panna. Nii väikest autot ei oska käima panna või? Tavent. Nagu teeks midagi tees ka. Plaanid ei lähe nii nagu plaanitud. Seda ka ei oska. Ei oska jah? I don't use start. Nii meeldi mulle jah, ta teab. Äkki tahab boosterit saada. Ei no, aku laadis päeva otsast, tuled põlevad nagu eilast ei oleks. Äkki süüte lugu põhi või? Nagu mingi klõpsu teeb ikkagi, mingi relee. Aga edasi. Aga siin on tunnik masse. Seal ikka like, subscribe, kommenteerige. Tänast video ei tule, sellepärast auto ei jää käima. Ei saa seda videot käima. Tulge järgmine nädal tagasi, siuke lühike episood oli seekord. Aga mida sa diagnoosid siin? Park ei ole eraldi jah? No ei ole, vaata. Ma siia tõmban, on esimene käik sees juba. Et ta saab aru, et ta on nagu neutralid on. Nüüd on R. No R-i peal vaevalt käima läheb. Juba jätsel peale. Seda on ei taha saada. Vasakul mingi kolmnurk põleb jäi või? Et lihtsustada oma tööd ja diagnoosimist, mis autol viga on, siis on olemas OBD11, et saada teada, mis auto aju ütleb selle peale, kas ta on salvestanud veakoode või mitte. Ja OBD11 on nüüd hea uudis see, et version 3 donglile, kellel kõik need juba olemas on, või kes nüüd soetab endale version 3, siis on ametlikult olemas ka Mercedes-Benzi litsentsid koostöös, et te saate nüüd mersude, mörkide asjade kallale ka paremini minna ja diagnoosida ja käia blokkides ja nii edasi. Et selles pisikeses Smartis on ka natukene seda Mercedest, et me jõuame selleni videos kunagi. Kampaania käigus saab soetada nüüd endale OBD11 dongli soodsamalt. Kampaania kehtib siis kuni 30. aprillini, niimoodi kiirustage. Version 3 töötab Mercedes-Benziga siis. Ja tegelikult ta toetab ju litsenseeritult ka väga palju teisi automarke, nagu Toyota, VAG-grupi autod ja nii edasi. Et tutvuge kodulehelt, mis autosid ta toetab, sealt saab margi ja mudeli põhiselt tegelikult vaadata, mida kõike on võimalik sellega teha. Kõik lingid leiate alt, et seda toodet soetada endale, et minge vaadake uurige. Väga kasulik abimees, et võib-olla saada ja teada, mis teie autol viga on ja esimesed diagnoosid panna selle alusel. Ja võib-olla te oletegi nii tark ja osav, saate ise sellega auto kõik vead ja asjad ära remontida, nii et minul on sellest väga palju abi olnud. Võtta starteri kätt ära, vaataks starteri pool tuleb ja starteri otseks panna. Ma tahtsin seda episoodi alustada, et lähme välja, sõidame, vaatame, teeme tiiru ümber auto, teeme ilusa sissejuhatuse ja siis hakkame hooldust tegema. Tundub, et saatus on täna teistpidi videot teeme tagurpidi, teeme auto korda, teeme hoolduse ära, siis vaatame väljast ja siis sõidame. Aga millest siin alustama peaks, kui siuke jama on? Sa vaataks starter käib ringi või starter tuleb otse panna. Tõstame üles siis. Ja siis tuleb saadigi starterile? Et siis on niipidi täna. Üks probleem on see näiteks. Läks kinni. Tegemist on siis, kes aru nüüd ei saanud, vaadakes väljast, see tagurpidi review on see. Smart. Ja see on siis 99. aasta pill. See on MCC Smart Coupe. 99 aasta. Siuke kolistamine käib igal pool. 0,6 liitrit töömahtu, Coupe, bensiin, 40 kilovatti, automaat, tagavedu ja lisaks kõigele, mida me juba näitasime eelnevas Patreoni videos, on see turbomootoriga. Te ei usu seda või? Mina ka ei uskunud seda. Ma isegi ei teadnud, et autosid turbomootoriga üldse tehti. See on siis kaua seisnud, siuke, ma isegi ei tea, 3-4 aastat. Ja see autos sõitis. Miks ta praegu käima ei lähe, miks ta jonnib? Seda ei tea, nüüd hakkame vesti keitima. Aga igal juhul, siis on natuke seda sisu on lamutatud, seal aku juurest on need paneelid, need asjad kõik ära võetud. Saab need kõik välja visata, see on see aku paneel. Nii, vaata seda. Ma ei tea, mis golfi vägas see on.
aga vaata, see ongi siuke tehnoloogiline värk. Vaata, panedki selle kaika, paned siia, siis on see müramatti lükkad eest ära ja siis pääsed mootori. See on tagamootoriga. Kõik sportautod on tagamootoriga. Ja oota, ongi see on mingi 800 kilomeetrit. Ma ei tea, täismassi on 920 siis või? 100 kilosed vennad võid sisse ikka istuda, ma võin ikka minna väga äkki. Nii, võtad selle katte ära siit ja siis sa näed seda. Saksa inžineeringut. Engineered by Mercedes-Benz. Ma ei tea, mis mootor see siis on. Ma ei tahaks uskuda, et see mingi mootorratta mootor on. Äkki on ikka automootor või? Ja täna on ülesanne on siis ära vahetada kõik filtrid, küünlad, mida me õnneks näeme siit. Ja see ongi turbomootoriga, vaata, tal on see, vaata kui suur interkuuler on siin ja väikse ventikaga. Päris pull ju. Siin on see boosti toru ja me proovime näidata seda turbot ka altpoolt. No see on nii pisike turbo, et see võiks võtmehoidjaks sobida juba. Aga kus on starter siis nüüd? Pisike auto küll, aga vaata pisikese autoga kaasa võtta mingid probleemid ju. Ligi ei pääse kuhugi. Ma arvan, et starter on kuuleri taga. Raudselt, käigukast on ju siin pool vist. Ei tea, ma tõesti mõelest vaatame. Issand, jumal peenike rehki on, kondipump on. Selle käimu panen, see võtab ju autol pool jõudu ära kohe. Kõik on nii miniatuurne. See on nii naljakas, vaata, kus käpad on. Vaata palju eesruumi. Vaata, me kunagi tõstukid paigaldasime, et noh, teeme siukse, et siis saad asju tõsta siit. Ilma ninata auto. Arvestades oma pisiksust, siis näiteks siin on ikkagi 15 tolli rehvid all, nagu läbimõõdult, mis on päris pirakas. No niipidi on ikkagi juustulõike, jah. No seismisest roostet on, aga kõige olema ei ole, kuigi ongi tõesti koonuslaagrid. Ketta võib-olla see teeb puhtaks, aga jumala suured pidurkettad on ja selle auto kohta ikkagi arvestades tunduvad päris massiivsed. Amort, aga vedrusid ei olegi või? Siin on torsion plaat on, kuule. Ongi, mis siin peal kirjas on? Mercedes, kuule. Made in France või? Ei olegi. See on plastmassist või? Plastmassist torsion varras või? Jah, märksime suhtla busside sprintide ka eest. On või? Mõnumas küll. Vaatame, kas magnet hakkab külge lampi magnet või? Ei hakkagi. Plastmassist või? Kerge, võidusõidu värk, plastmass. See on huvitav. Siin on toimunud, on auk on lihtsalt, siin pole mitte midagi. Ma vaata, kus piduri see silinder on. Põhja all paun ja ABS-i pump on siin. Kaalujaotuse mõistes väga geniaalne. Kütusepaak. Huvitav, kui suur see nüüd siis on. Ei näe väga suur välja, näe, kütuspump on siin. Kütusfiltrit näen siin. Stabikas. Stabikas on pastapliiatsi. Issand, kenekas. Näed, karteri põhi, 2 rihma. Aga kenekal ja kondipumbal on eraldi rihmad. Ja käigukastis, see peaks mingit robotkasti moodi asi olema. Aga taga on vedrud. Aga kus taga on amordid ka. Siit leki võli ka kuskiltki. Kuulerist leki võli või? Kuule, see küll hea ei ole. Üks massijuhe on siin. Kuhu see läheb? Oh, kuule. See läheb kere sinna. Selle peaks üle vaatama ja teine ots läheb mootorisse. Jep. Nii, ja kus starter on? Siin, leidsime. Smardi kiri on peal, väga tark starter. Siit auto alt võetakse kuulerisse õhku. Kuuler on niimoodi suunatud, ma näen kuulerist praegu läbi. Kuuleri vann lekib, jah. Kuule, see on boosti leke juba. Juba on boosti leke või? Pole käibagi saanud panda. Mis siin on? Nii palju põnevaid asju. Käsipidur on siin. Okei. Taga on trummelpidurid. No, auto nagu auto ikka. Nii. Läheme starteri juurde tagasi siis. Võtame pistiku kõigepealt lahti vaatama, mis siin on üldse. Nii, kus on pluss, kus on mass. Huvitav värk. Me leidsime starteri üles ja starteri juhtumine siis see läheb 5 juhet on ju. Aga ma ei näe, et see midagi oksudeerunud on. Aga ma võtsin massi lahti. See näeb küll nagu natuke oksiidne välja. Nühime need puhtaks ja vaatame, kas on muutust ja teeme kerepoolse otsaga puhtaks. Nii, proovime. N.
Nagu naksti mitte midagi. Ma nägin seal veel ühtes massi, vaata, mis seda alt ka näid massi või? Vaata, kui palju massi siin veel. Kas nii ikka loksutab kõik? Jumala lampi, ma ei tea. Tuba haisu täis. No millest me? Ei, mul oleks kuldsed käed, näpitsin paar massi ja mulle nüüd saaks sõitma minna. I fix it, easy. Oli väike elektriline kala siin, leidsin kala üles. See ongi kõige ägedam autode jooksul, kui nad nagu lihtsalt nagu läheb käima, ei lähe käima, läheb käima, läheb käima. Nüüd, see on ikkagi immoga seotud. Immo mingi asi läheb sul lolliks. Äkki on vaja puldipatarei ära vahetada. Kuule, aga see nüüd suutsime tõestada, et see ikkagi töötab. Järgmiseks siis hoolduse. Ma tellisin hooldusasjad ära. Trodo.ee, lähme vaatame neid. Seal kehtib vampiiride sooduskood. Suurele autole on suure auto kohased asjad. Need on siin ühe teise auto hooldusasjad, need on kõrvale, need on ka Trodost tulnud. Nii, aga varuosa pakket selle autole. Vaat seda. Kui pisike õlifilter võib olla. Tavaliselt vaata ongi, et autodel on nagu nii suured õlifiltrid. See on õhufilter. Õlifilter mahub õhufiltri sisse. No ega polegi suuri asju vaja, kui automootor nii pisike. Trodos kehtib vampiiride sooduskood, vampiiride 26 siis. Saate tellida oma autole samamoodi kõiki varuosasid või siis sealt leiab ka igasuguseid muid tarvikuid. Nagu mitte hooldustarvikuid, nii-öelda piduriketteid, klotse, kuluosasid ja ka suuremaid igasuguseid tükke. Filter. No see on ka päris suur. Saloogifilter on isegi normaalses mõõdus. Ja siis 3 küünalt. Denso. Et ikka särtsu ka oleks. Turbopillil vaata küünlad kuluvad ära, siis kurat ei käi edasi nii hästi. Paneme ikkagi 2 elektroodiga võimsad küünlad, võtame vanad küünlad välja. Vaatame, mis näoga need on. Nii et Trodo-lingid leiab kõik alt ka. Ma arvan, alustame küünaldest. See tundub kõige võib-olla keerulisem töö. Saloogifiltrid isegi, ma pole laimugi, kus see on isegi. Õlifiltrid me nägime. Ma ütlesin, et küünlad on siin all teile, näitasin süüte poole. Karel on harjunud, et süüte pooli all on nagu see küünal uutel autodel. Kiirasin ära ja midagi ei olnud. Siis vaata, mis kurat, küll teisel pool, need on süüte poolid hoopis. Ja ei ole see väikse auto puhul midagi nii hea, jumala raske on neid asju kätte saada. Küünlad saame kätte, paneme upgrade, vaata, paneme 2 elektroodiga nüüd, kõvem pauk äkki. Paremini, ma ei tea, mis see vahet on, saab mõlemat valida. Ju siis on nii hea, et jah, arvate küll, et väiksem auto on lihtsam tööd teha ja vaata. Nii vahet ei olegi, et laua juures käia ei saa. Mootor on taga, kus me auto teist pidi tõstke vahele võime üldse. Kuiv käimlas samal vendika tahate. No see on ikka iga tükk, mis auto kellest ära võtad, tundub nii pisike huumor, kui sa oled harjunud sükeste suurte asjadega. Aga ma tahaks seda kuulera küll mässiv, vaata nüüd näed kuulerit nagu ilusamalt, vaata. See on ikka interkuuler, ikka mässiv. Aga lihtsalt nagu torudes on natuke õli, vaata. Ma võtan interkuuleri ära, äkki saab turbot ka loksutada, vaadata, kas võllis on lokk sees. Äkki on uus turbotellide ka ikka juba ei tea sinna. Võib-olla see hooldus läheb lappama. Ma juba võtan siin mingi 3. asja lahti ja ma juba mõtlen, et nagu päriselt. Võib-olla oleks see drop the engine. Nagu oleks palju lihtsam võib-olla. Ühe korra kõik ära teha, sellepärast, et jumala tõsiselt väiksel autol ei ole lihtsam asjale võitsida. Nii et vaatame, kas ma saan selle kuuleri huvitav kätte siis kuidagi. Mul ei ole sõnu.
vot see on segusiiber, mehed. See osadel autodel pannakse selleks turbo blow-off'iks. Need pannakse ka suuremad tegelikult. Huvitav võiks teada, mis see stokis puhub, siis tõesti mingi pooltpaardi küll siis on puhkuda enam. See ei ole loogiline. Jah, võib poolpaariga puhkuda, aga vaata, see pole kogust. See on 0, midagi liitrit ja... Vedel puuta. Nii, nüüd ma saan vaata selle Massive Cooleri äkki kätte. Äkki. Tuleb. Massive Cooler. Oh. Lekib siit. Põline on siit tule. Oi, ongi puusti leke ju. Assa Mait, ma ütlesin, et jõudu ei ole. Magnus, pane alumiinium käima. Keevitus. Kurat, peasin puhtaks selle. Ma vaatame. Ma näitan sulle. Mida sa näitad? Puusti leket. Hakkame hooldust tegema. Vaata nüüd, vaata, et põli ka, ne? No ega see turbol ka pikka jaluiga ei ole vist. Oi jumal, see on ammu lekkinud ju. Oi jumal, siin on uut kuulerit vaja ju. Niimoodi see osa jälle otsa sai. Siinkohal pange like, subscribe, kommenteerige. Kõik ribid on läbi söönud. Seda ju ei keevita või keevitab arvada? Ei keevita. Suurem Intel kuuler, jah? Upgrade, jah? Keevitame ise või? Magnus keevitab ise siia sukse. Nädala aega tööd, aga saab. Kuule, ja te ütlesite, et see liikus päris hästi või? Eelmises episoodis või? No, kes liikus on selle väikse põnni kohta? No, te olite 3 seal veel, mida nagu noh, ja võib-olla ei oleks tohtinud olla, on ju. Teil puusti küll jäänud, ma ütlen. Ja sellepärast ta tegi, võib-olla väike törts oli, aga sellepärast ta tegi. No vaat, mis nüüd juhtus, no. Hakkad siin hooldama. Vaata, see ongi see sama plastikkate, mis on õhusuunaja, on vibratsiooniga ära söönud selle. Aga nüüd on see, et ma hakkad romulast tellima. Sa võid täpselt samasugused saada kõik. See on nagu mingi äkki tüüpiline viga. Siin on mingi, näed, PRH kood ka olemas. Ja näe, originaalkoodid saab ka siit. Tuleb vaadata. Aga me teeme siis survetesti. Näitame, kui palju siit lekib. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ribi, 8 liini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 9 siin ka oli veel. Põhimõtteliselt see ei hoidu mitte midagi. Me oleme siin Torados sisse saanud. Koodid, särgid, värgid, õiged mootori tähised, turps. Näed, Magneti Merelli 321, Kamako 274. Turps maksab sama palju, kui selle auto registreerimistasu oli. Aga võib-olla meil uut turpsi ei ole vaja. Äkki ta ei ole overspinninud ennast. Tegelikult peaks loksutama seda ka, aga ma ei tea, kas ma ta ligi pääsen. Praegu see remont läheb juba lappesse. Okei, kuule, laste turbo olla. Kas meil interkuuler ka sinna kuskil on? See on jahutuse all, kuule, ma arvan, poisid, ma olen valas kohas, ma olen mootor jälle. Jahutussüsteem. Veepumbad, tihendid, jahutussüsteem. Interkuuler. Aba, 95 eurot või? Nissansi oma või? 45 eurot, 50 eurot. Milline luksus? Thermotech. Kus on valikut? Vaadake, kui vähe õnneks vaja on jälle. Kuule, aga mul on siuke tunne, et kuule, siukse raha eest ei ole küll mõtet romulast hakata otsima. Kõige odavam on 50 eurot, ei 45. 45 eurot on kõige odavam. Täitsa kuuleri moodi ju. See oli küll praegu üllatav. Karel analüüsib, mõtleb. Oota, vaataks tuuninglehti, kas ei ole suuremad kuulerid kuskilgi, aga sinna ei mahu ju. Mul tuli veel üks idee. Kui ei mahu, tuleks mahtuma panna ja võtta see sealt mootoriruumi kuumast kohast ära ja viia äkki kuhugi põhja alla. Nägid, seal oli ju tühi auk ja ruum. Sealt käib õhk ka paremini läbi ju. Kui kiiresti võib ühe auto hooldus lappesse minna? Ma pole ise sellega, no okei, ma sõitsin ühest linna otsast teise. Või oot, teeksid kas nagu stokiks, aga miks raha raisata siis, kui saaks juba tuuning kuuleri panna kuidagi? Kurat, see läheb nii lappesse see värk siin juba. Aga ma ütlen, et siia mahuks ju maailma suurim interkuuler. Ja need torud tulekski sealt siia. Ühelt poolt sisse, teiselt poolt välja tagasi.
aga võib-olla lihtsam oleks ei taha kuhugi panna. Too fast for you alla äkki. Otse turpsist, jah. Nüüd kuulevad seal mu plaani. Paneme suurema kulleri. Paneme suurema turbo ka, jah? Paneme nossi ka juba. Võtame suurema auto ka. Jaa, võtame suurema auto üldse. Äkki ehitaks seda edasi. Paneme nossi lihtsalt. Oota, enne turps vaja korda seda nossi. Oota, aga nüüd kuidagi paneel peaks lihtsalt ära käima. No võtta, mehed. Matt Armstrong teeb seal mingid Bugatti Veyronid. Olete näinud, kuidas Martil tagumik ära käib. See on ka nagu Bugatil pead hoolduseks ära võtma selle clampshelli. Siis Smartil pealt ära võtma Too for you fast katte. See on põhimõtteliselt, ma arvan, sama töö. Täpselt sama. Ja nüüd te näete seda massive turbot. Mu peopesa rusikas on põhimõtteliselt sama suur kui see turbo. Siin on veel ühed küünlad ju. Mis asja? Kui aeg on koju minna või? 6 küünlaga. Endal on 3 silindrit. Twin Spark või? Magnus. Nii kepa disainiga silindri peab. Mis siin toimub? Ma peab 3 küünlat juurde tellima. Hea, et vaata kuulerit ära tellinud. Kas need on huvitav samasugused? Iga sammuga see auto üllatab mind. Nii, kurat, see on ikka ees. Kere on ikka ees. Okei, aga meil on tegelikult juba hakkab tagasi lööma. Süüde vale. Oota, aga tegelikult meil on siin päris hea access nagu sellele. Oota, nüüd me saame selle turbovõlli lahti võtta. Kui niimoodi lauksutame on võllis väike sükk sees. Oota, aga pikk oli näpid. Kas ka on ristilõtk? Näpud ei mahu sinna sisse saada. No on olemas ristilõtk ka, jah. Natukene. Kärreti turbo, tundub originaal. Keegi pole näputanud seal midagi. Küünlaid on vaja. Kuulerit on vaja. See torbu on ka siin korredi lilleks. See oli puusti torbu. Ai, see on imutorbu, see on savi. No igal juhul. Ma pean nüüd natuke mõtlema. Vaataks äkki, kas on tõesti natuke suuremat turbot võtta kuskil. Või äkki seda turbot vahet jälle, äkki meeldi sõita. Täpselt. Teeme häda vajalikku ikkagi hooldus ja jääme oma esialgse plaani juurde. Nagu nad klassikud ütlevad, hommik on õhtust targem. Eile läksin siit koju, läksin sinna interneti avarustesse. Inglased või välismaalased, usakad kutsuvad seda, lähed sinna jänese auku, rabbit hole, siis jõudsin huvitavatesse kohtadesse. Siia külge teoreetiliselt peaks sobima Brabuse turbo. Jah, Smarti on ka Brabust, sama kere peal uuemad, vanemad, aga kas Roadsteril ka nüüd on Brabus, seda ma ei tea. Aga Roadsteril, see on see pikem versioon, seal on ka vurtsu rohkem, aga nad justkui kõik jagavad sama sarnast mootoritüüpi, kuigi need on 3 erinevat genni ja seal on veel väiksed erinused. No, ma läksin ikka sügavale. Ja see turbo peaks minema siia teoreetiliselt, suhteliselt, nimetame seda meie klassikut, Bolt on. Ja see on suurem ja sealt on rohkem hobujõudu. Aga me ei tee seda kohe. Sellepärast, et ma tahaks taga enne ikkagi sõita, kui me nagu nii kaugele hakkame tõesti minema, et me hakkame teda turbotama võimsamaks. Ma pean Villeriga kõik rääkima reistuunist. Et kas ta tahab selle teekonna ette võtta ja näiteks teemegi niimoodi, et teeme ta nüüd originaalkujul korda. Vaatame, mis ta näiteks dünos teeb, kui me võtame mingit 0-100 selle aparaadiga ja mingit näite. Siis teeks talle stage 1 softi. Ja siis paneks võib-olla Brabuse turbo ja suurema kuuleri ja ma ei tea, laseks selle midagi õhku. Aga selleks siis teeme säästuversiooni, et me saaks ta sõitma
ja mis üllatused siin veel välja tulevad ja ülevaatusel ära käia, siis ma võtsin siin MB Quality seda 2-komponentset liimisin ja mökerdasin need augud kinni siin kõik, enne pesin MB Quality cleaneriga kõik ilusti puhtaks. Nüüd ta on kivistunud siin, ma ei tea, 4 tundi või? Vaata, päris, ma ütleks, päris hea tummine on. Päris läbi vajutada ei saa. Et see on see ajutine fix, plaaster peale. Siis me saame teada, kuidas see auto üldse sõidab ja boost'i teeb ja mis elukast üldse on, vaata. Nagu, et kohe hulluks minna, turbo suurem, Cooler, Brabuse turbo või veel suurem custom turbo ja ma ei tea, no siis teeks step by step, siis on tagantjärgi endale huvitav äkki vaadata pärast. Ja mis tal siis see vahe tuleb, et kui ma neid videosid vaatasin, siis noh, tal on see quarter mile, vaata 400 meetrit on nagu see benchmark autodel. See on praegu mingi 20 sekki umbes peaks olema. Aga mõõdaks selle ära, siis on mis need stage'id teevad ja kas me näiteks 3 aasta pärast suudaks selle auto panna tegema viilisid, et nii palju jõudu on. Või ennem saab motivatsioon otsa, raha saab otsa ja isu saab täis. Või saab ikka üle katuse keerata niipidi, et nii et ma panen ta kõik kokku tagasi, teeme selle hoolduse ikkagi lõpuni, jääme algse plaani juurde, ärme kohe debiilikuks lähe. Aga kus oli pusimist, et kütsi filter kätte saada, siin on plastmass ja ma nüüd ei ole analüüsinud, kas siin on äkki peal mingit originaalkirja jälle või äkki seda pole kunagi vahetatud või? Igal juhul näeb siuke väga kaka välja, aga kütuse filtriga on teate, mis niimoodi või? Laseti siia natuke kliinerit sisse, kui teil kütus kõik välja tuleb, siis loksutad. Kuulete, hea kokteil vajab ikka loksutamist. Ja siis te loksutate siit selle kaka lahti, võtate ühe näiteks valgema asja ja nüüd saate teada, vaata. Oba! No on kakane, vaata teiselt poolt on äkki veel kakasem. On, vaata. Et tihti peale, kui filtrid on umbes ja sodi täis ja te vahetate filtri ära, siis pumbal ei ole enam seda vastusurvet ja pauku, siis läheb tema järgmisena läbi. Niimoodi, et see oht võib olla siin. Aga meil on vaja kõik power sellest pillist kätte saada ju. Ja siis ühe huvitava asjana, mis on, siis vahetasin õlifiltri ära. See on siin nunnu koha peal, väga lihtne. Ja siis ma hakkan vaatama. Tahaks õliga välja lasta? Pole. Punni pole. Mis pull see nüüd siis on? Mis tahate öelda, et karteri põhi on ära võtta selleks, et õli vahetada? Mina küll siukse jamaga tegelema ei hakka. Tõmbad imuriga välja. Imuriga välja. Jah. Seal on õlivarda auk, vist on piisavalt suur. Ja meil on siuke äge pakotünn. Ja tegelikult inimesed on kunagi küsinud, kas te seda imu asja olete ka kasutanud? Ei ole julgenud ausalt öeldes. Tundub, et täna on see päev käes, kus see on vältimatu ja tuleb seda imusüsteemi kasutada, aga minu arust mul ei ole seda manuaali, kuidas see käib.
Aga sa guugeldasid, äkki ikka on kuskil punn? No kus see punn olla saab? Kurat nii pime ja loll ka nüüd ei ole. Mis Google ütleb? Iga soss jääb garaaži, siis saaks ise õli vahetada, siis on nagu see. Aga teine võimalus kruika kaugli ja kinni keevitada või panna see plastiliini peale, seda MB kvaliti seda pöksi vaata. Ja siis saad teada, mitu korda õli vahetatud on, loed kokku. Ega ma lähemale ei tahagi tulla. Ma panen siin auto nurga taga. No chat GPT-d ja mitte midagi asjadest ja guugeldada ma ei viitsi. Ja kurat, ma nii pime ka ei ole, et ma ei näe, kus see kuradi väljalaskus auk on. Järelikult tal ei ole ikkagi. Tõmbame. Nii, esimest korda kasutame siis. Ma olen kunagi ammustel aegadel Force'is ka kunagi kasutanud seda. Näed. See käib siia vaakumiga otsa. See kraan tuleb lahti teha. Kuulegi sellelt saab endalt ka ju midagi ülevalt alt välja tõmmata, kui tahad. Teoorias peaks siis kõik kraanid kinni panema. Kinni. See on kinni. Seal on kork ees. Nii. See on ka kinni. Järgmine step. Hüvasti meie valge garaaž. Need tunduvad siis nii sketši tegevus. Mitme, et ma kahtleks sellest toote asjas on ju. Et toode keva oleks. Lihtsalt tihti peale on kasutaja error võib-olla. Või mingi tihend lendab tagurpidi või mida iganes. Kurat, ma julge siia 8 parri kohe sisse laske. Vaata, see keerab juba. Kuhu sa keerad? Miks sa lahti oled? Ära jama. Nii. Nüüd peaks tekitama siia vaakumi. Tünni. Ehk see vaakum tekib niimoodi, et ta lükkab tünnist sealt selle õhu välja nagu. Aine. Näe, imed. Näe. Lähebki voolid tühjaks ise. Vaat seda. Näitame, et töötab. Näe. Ime. Ta imeb! Maailma ime. Maailma ime. Ja nüüd õlivarad august sisse. Põhja. Ja näe, tuleb. Hirmul on suured silmad, praegu ei olegi kõige hullem. Äkki hõiskame vara. Vaat seal see odomeeter punasest ei ole. Punasest, näe, see on rohelisest praegu, kõik on okei. Safe. Kõigi Pago häid tooteid niimoodi, et teil tõstukit ei ole, tahate üli välja imeda. Mingi oske tünn. Pilt koduleheküljelt lähete ostate endale Pago tooteid, seal kehtib vampiire ja sooduskott ka. Et kellel tünni jaoks kohe mahti ei ole või vaja pole, siis leiab sealt igasugused muid tooteid, mida me kasutame ka siin garaažis. Nii et üks võimalus, kuidas õli vahetada siis. Mis sa otsid siin? Saigi vahetatud, tegelikult jumala lihtne on, aga ühe vea tegime vaata. Õli oli külm ja paks, siis võtab lihtsalt aega see. Muud ei ole midagi. Mida otsime? Mida panna? Paneks tiifri õli risk. Näe, siin ei ole, ongi see Mercedes approved, jah, sama. Võtame täis, siis on lihtsalt mõõta. 2,5. 2,5 liitrit ainult käib. Mulle tundub, et siia mootorisse oli natuke liiga palju õli ka pandud. Sellepärast see võib olla kuulerist ja igalt poolt välja ka tatistas. Keti peale ilusti. Määrime keti ära. Siia võib nagu 5 või 30 näites ka, et võib panna, aga meil on ikkagi racing värk, me ajame selle pilli kuumaks. Ilus, puhas, mesine, kuldne õli. Kes ei ütleb, et 2,5 liitrit on? Mingi luger võiks peal olla. Siis saab küll käima panna selle auto. Laseks soojaks. Täna keerame üle katusega. No mis on niimoodi, kui pahandust tegema hakkad? See on nii väike. No ega julge kiirelt kurvi võtta. Ei tea, kas ta läheb nagu, kui kiirelt kurvi võtta ja grippi palju on, kas kukub külili või? Kurat ei saa ju kaalujaotus ja see raskuskese on ju suht all kõik ju. Äkki see on mingi rinka kõva pill, vaata, et saad aja peale sõita hästi häid aega. Vabalt hingavaga mannergule. See ei ole vabalt hingava ju, ei saa mannergule minna. Aga otsid vabalt hingava. Ei, kurat, 22 liitrit kütuse paakra ja siis sa eladki seal luti otsa saint. Äkki korki saanud alla, kuule? Ossa, kurat, see läks ju paljuks juba. Lobised siin. Või on üli täpselt. 1, 2,5, kuule.
jah. no üle on ju. aga filter on tühi. filter on tühi. tagavara üks elu või? aga ei peame käima vaatama. kas ta ka käima läheb nüüd, on küsimus. nii. X. üks kord, käis X. N. nüüd loed lihtsalt 10-ni või mõtled oma mõtteid, vaata iga kord kohe ei tohi panna, Immo jalutab praegu sinna kiibini. no tuled kustusid ära, jõudis kohale, vajutan pidurit ja mis seda häält teeb? mootor. mootor ja midagi kõriseb. see riht seal see peal. jah, käib ju. oota värk, vaata siit näed ka, kuidas käib ju. see kuradi kondi riht ja pealt, see tuleks ära võtta. oled õnnelik? muidugi õnnelik, käima läks jälle. anname gaasi kohe. nojah, pööre kukkus alla. mootor on soe juba. täna läheme poisid sõitma. Läheme lasme keitsi kuskil. nii, aga selle rimaga ma midagi ette võtta, see on jumala lõlla siin. see teeb siin tilla-tölla. nüüd kui üligi vaatama. Tilla-tölla. tõmba särgi sisse. ei. oma särgi sisse, vaata kui tahad. 2004 või? uusi on väljastatud. 2 aastat juba. töös on. saab. noh, nii täpselt maksis, kui maksis vähegi olla saab. ja vaata, mis huvitav on see. tavaliselt öeldakse, et see varda vahe siin on liiter. aga näe, siin on peale kirjutatud 0,7 liitrit. on siis miinimumi ja maksimumi vahe. aga ta nagu levinud reegel on, et on liiter. aga noh, jah. Mardil ei ole nii. okei, kuule, ma vaatan seda rihmavärki ka äkki. ma saan midagi teha, kui ei ole vähe ruumi. nüüd tuleb välja, et sellepärast peabki mootori maha võtma. Trimma vahetama. Lame rihma. saab sõitma minna.